My beloved brethren, how good it is to be with you once Mu again. armsad vennad, I pray for him on nii hea taas teie seltsis viibida. as I respond to the Ma palun taeva abi, kui kasutan võimalust teile kõneleda. additional thousands assembled. Lisaks siia konverentsikeskusesse tulnutele on tuhanded kogunenud koguduse hoonetes ja teistes kohtades üle maailma. Ühine lõim seob meid kõiki ühte, The priesthood of sest meie kanda on usaldatud Jumala preesterlus. period of its history. Me oleme siin maa peal ühel ajaloo märkimisväärsel ajaperioodil. Meie võimalused on peaaegu piiritud ja siiski seisame me silmitsi mitmete katsumustega, millest mõned on omased ainult meie ajale. Me elame maailmas, kus moraalsed väärtused on suures osas kõrvale heidetud, kus pattu kõikjal jõhkralt kuvatakse ja kus meid ümbritsevad kiusatused kitsalt ja ahtalt teerajalt kõrval astuda. And insidious influences. Me seisame silmitsi püsiva surve ja salakavalate mõjudega, mis trambivad jalge alla kõik korralikku ja püüavad asendada seda ilmaliku ühiskonna pinnapealsete filosoofiate ja tavadega. Decisions are Nende ja teiste katsumuse tõttu seisame pidevalt silmitsi otsustega, mis võivad muuta in order to make the meie correct saatust. decisions. Courage is needed Selleks, et teha õigeid to otsuseid, say no on vaja julgust. when we should. Julgust öelda vajaduse korral ei ning sobival hetkel jah ning The courage veel to julgust do the right thing. tegutsedu õigesti, Because it's kuna nii on õige. Inasmuch as the trend in society today is rapidly Kuna tänapäeva ühiskonnas on trend kaugeneda üha rohkem meile issanda poolt antud väärtustest ja põhimõtetest, kutsutakse meid kindlasti oma tõekspidamiste eest seisma. courage to do so. Kas meil on julgust seda teha? Clark Jr., who for many years was President J. Reuben Clark noorem, kes teenis palju aastaid esimeses presidentkonnas, ütles, faith, on tulnud ette olukordi, kus inimesed, kes on näiliselt usklikud, on tundnud, et kui nad oma tõekspidamisest räägivad, hakkavad nende mitteusklikud kolleegid neid naeruvääristama ja nad tunnevad, et peavad oma usku kas muutma, selle tähtsust kahandama või teesklema, et on selle hüljanud. Sellised inimesed on silmakirjatsejad. yet we're reluctant to declare our faith. Keegi meist ei soovi olla silmakirjatseja, kuid ikkagi ei soovi me teatud olukordades oma veendumusi jagada. To do that which is Me võime aidata kaasa oma soovile teha seda, mis on õige. and participate Kui viibime paikades ja osaleme tegevustes, mis aitavad meil mõelda headele asjadele Lord. ja kus võib viibida issanda vaim. I recall reading some time ago the counsel of Father Ma mäletan, Son. et lugesin mõnda aega tagasi ühe isa nõuandest oma pojale, kui too ära kooli läks. Tsitaat. Or you should Kui sa leiad end kusagilt, get out. kus sa olema ei peaks, Close quote. siis tee sääred. Tsitaadi lõpp. I offer to each of you the same advice. If you Ma ever annan find teile yourself kõigile where sama you nõu. ought to be, Kui leiate end kusagilt, kus te olema ei peaks, a call for siis tehke courage sääred. comes constantly to each of us. Meid kõiki kutsutakse pidevalt üles julgusele. Courage is needed. Julgust on vaja iga päev meie elus, Momentous events. mitte ainult pöördeliste sündmuste ajal, vaid veelgi rohkem siis, We respond to circumstances around kui, us. kui me teeme otsuseid Scottish poet või reageerime end ümbritsevale olukorrale. Šoti luuletaja ja kirjanik Robert Louis Stevenson ütles, tsitaat, few witnesses. igapäevast No julgust less noble näevad vähesed, because no drum beats for it. kuid sinu julgus ei ole vähem õilis sellepärast, et sulle ei lööda trumme ja rahva hulk ei hüüa su nime. Many forms. Tsitaadi lõpp. Wrote the Christian author Julgusel on mitu nägu. Kristlik kirjanik Charles Swindoll kirjutas, julgust ei lähe vaja vaid võitlusväljal või majas varga kinnipüüdmiseks. Julguse tõelised proovilepanekud ei torka sugugi nii palju silma. when nobody is looking. Need on seesmised proovilepanekud, nagu jääda ustavaks ka siis, kui keegi ei näe.
nagu vääriti mõistmise korral üksi seista. Tsitaadi lõpp. Ma lisaksin sellele, et seesmise julguse alla käib õige asja tegemine hirmust hoolimata, meie uskumuste kaitsmine, isegi kui meid naeruvääristatakse, ja põhimõtetele kindlaks jäämine, isegi kui meid ähvardab oht sõpradest või sotsiaalsest staatusest ilma jääda. See, kes seisab vankumatult õige asja eest, peab olema valmis aeg-ajalt ka teiste halvakspanu või ebasoosingut taluma. Ameerika Ühendriikide mereväes teenides kuulsin ma vapratest tegudest, mehisusest ja julgustükkidest. Üks, mida ma iial ei unusta, oli ühe 18-aastase, mitte meie usku meremehe vaikne julgus, kes ei olnud liiga uhke, et palvetada. 250 liikmises pataljonis oli tema ainukene, kes igal õhtul oma voodi kõrval põlvitas, vahel kiusajate, irvituste ja mitteuskujate pilgete saatel. Langetatud päi palus ta Jumalat. Ta ei löönud kunagi kõikuma. Ta ei vääratanud. Tal oli julgust. Kuulsin hiljuti ühest poisist, kellel oli puudu sellisest sisemisest julgusest. Sõber rääkis mulle ühest vaimsest ja usku tugevdavast sakramendi koosolekust, millest ta koos oma mehega oli osa võtnud. Üks noor mees, kes oli preester Aaroni preestruses, oli puudutanud kogu kogudust, kõneledes evangeeliumi tõdedest ja rõõmudest, mis tulevad käskude pidamisest. Puhas ja korralik. Valges särgis, lipp sees, jagas poiss poodiumil seistes tuli hingelist ja liigutavat tunnistust. Hiljem samal päeval sõitsid see naine ja tema abikaasa oma naabruskonnast väljapoole ja nägid sama noormeest, kes neid vaid mõne tunni eest innustanud oli. Kuid nüüd paisis ta hoopis teissugune, kõnnides kõnniteel räpakates riietes, sigaret suus. Mu sõber ja tema abikaasa ei olnud mitte ainult sügavalt pettunud ja kurvad, vaid segaduses sellepärast, kuidas see poiss sakramendi koosolekul nii veenvalt ühte inimest mängis ja kui kiiresti pärast seda hoopis teiseks muutus. Vennad, kas teie olete samad inimesed, kus tahes te olete ja mida tahes te teete? Sellised, nagu meie taevaisa soovib, et oleksite. Ja selline inimene, nagu te olema peate. Ühes Ameerika ajakirjas avaldatud intervjuus küsiti hästi tuntud Ameerika ülikooliliiga korvpallimängijalt ja kiriku liikmelt Jabari Parkerilt, mis on parim nõu, mis ta kunagi oma isalt on saanud. Jabari vastas, ma tsiteerin, minu isa ütles, et ma oleksin sama inimene nii pimedas kui valges. Ma ütlen veel korra, et ma oleksin sama inimene nii pimedas kui valges. Tsitaadi lõpp. Vennad, see on tähtis nõu meile kõigile. Meie pühakirjad on tulvil näidetest, millist julgust me kõik tänapäeval vajame. Prohvet Daniel näitas üles ülimat julgust, seistes õiguse eest ja näidates üles vaprust palvetada, kuigi seda tehes ähvardas teda surm. Julgust täis oli ka Abinadi elu, kes oli valmis ohverdama oma elu, et ta ei peaks tõde eitama. Keda inspireeriks 2000 noore Helamanni poja elu, kes õpetasid ja näitasid julgust järgida vanemate õpetusi ning olla vooruslikud ja puhtad. Ehk kroonib neid pühakirjalugusid Moroni eeskuju, kellel oli julgust õiglasena kuni lõpuni vastu pidada.
Kogu oma elu jooksul näitas prohvet Joseph Smith üles julgust. Üks kõige tähelepanu-väärsem sündmus leidis aset, kui Joseph oli koos teiste vendadega kokku aheldatud ja neid hoiti kohtumaja kõrval ehitusjärgus majakeses Missouri osariigis Richmondis. Parley B. Pratt, kes oli vangistatute seas, kirjutas ühest õhtust. Ma tsiteerin. Me olime lebanud põrandal ärkvel kuni pärast kesköö saabumist ja meie kõrvu ja südant kurvastasid meie valvurite rõvedused, hirmsad vandesõnad, kohutav jumalapilge ja räpane kõneviis, mida me mitmeid tunde kuulama pidime. Panem Pratt jätkas. Ma kuulasin, kuni mu süda läks pahaks. Olin niivõrd šokeeritud, hirmunud ja tulvil nördinud õiglustunnet, et suutsin vaevu hoiduda valvuritele oma viha väljaütlemiseks püsti tõusmast. Ent ma ei öelnud kellelegi midagi, ka mitte Josephile, kuigi lamasin tema kõrval ja teadsin, et ta oli ärkvel. Äkitselt tõusis ta jalule ja ütles kõue häälel nagu möörgav lõvi. Nii palju, kui suudan meenutada järgmised sõnad. Vaikust. Ma sõitlen teid Jeesuse Kristuse nimel ja käsin teil olla vait. Ma ei talu enam minutitki sellist juttu. Lõpetage see jutt või muidu surete otse kohe. Teie või suren mina. Tsitaadi lõpp. Joseph seisis sirgelt ehmatama panevas majesteetlikuses, kirjeldas vanem Pratt. Ahelais ja relvitult, rahulikult ja väärikalt, kui ingel vaatas ta hirmunud valvureid. Nende jalad värisesid ja nad tõmbusid nurka või küüutasid tema jalge ette, paludes temalt andeks ning olid vait. Mitte kõik julgustükid ei too selliseid imetlusväärseid või koheseid tagajärgi, kuid siiski toovad nad kõik meelerahu ja teadmise, et õiglust ja tõde on kaitstud. On võimatu seista püstipäi, kui toetume enamuse arvamusele või teiste heakskiidule. Meil on vaja Danieli, Abinadi, Moroni või Joseph Smithi julgust, et seista kindlalt ja jääda tugevaks selles, mida me teame õiget olevat. Neil oli julgus teha seda, mis ei olnud kerge, kuid mis oli õige. Meile kõigile saab osaks hirm, naeruvääristamine ja vastuseis. Jätkugu meil julgust trotsida konsensust, julgust jääda põhimõttekindlaks. Jumal kiidab heaks mitte kompromissi, vaid julguse. Julgusest saab kuldaväärt ja tähendusrikas voorus, kuid see ei tähenda ainult valmisolekut mehiselt surra, vaid ka kindlat meelt tasakaalukat elu elada. Minnes edasi, püüdes elada nii, nagu me peaks, saame kindlasti issandalt abi ja leiame lohutust tema sõnadest. Mulle meeldib tema lubadus, mis on kirjutatud Joosua raamatusse. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ole vahva ja tugev. Ära kohku ja ära karda, sest Jehova su Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Tsitaadi lõpp. Mu armsad vennad, kuulutagem oma veendumuste julguses koos apostel Paulusega. Ma ei häbene evangeeliumi ja seejärel sama julgusega järgigem Pauluse nõuannet. Ole usklikele eeskujuks sõnas, elus, armastuses, usus, meelepuhtuses.
Katastroofilised konfliktid tulevad ja lähevad, kuid sõda inimhinge pärast kestab ilma vaherahudeta. Issandalt tuleb üleskutse teile, mulle ja preesteluse hoidjatele kõikjal. Mispärast õppigu iga mees nüüd oma kohust ja õppigu tegutsema selles ametis, millesse ta määratud on, täie usinusega. Tsitaadi lõpp. Siis oleme me, nagu apostel Peetrus kuulutas, kuninglik preesterkond, kes ühtne eesmärgilt ja kellele on antud vägi taevast. Lahkugu igaüks teist täna siit kindlameelsuse ja julgusega öelda koos Iobiga, nii kaua, kui minus on veel hingeõhku, ei loobuma oma vagadusest. Tsitaadi lõpp. Ma palun, et see võiks nii olla. See on minu alandlik palve. Ja ma ütlen seda siiralt. Jeesuse Kristuse meie issanda nimel. Aamen.